Tere õhtust, head volikogu liikmed, alustame volikogu istungiga. Palun teha ära kohaloleku kontroll. On kõik hääletanud, ma olen hetkele näita. Ei ole, ma tulen kohe sisse, siin tekkis takistus, aga saab edasi minna, ma tulen sisse. Hetkel on kohal siis 16 volikogu liiget. Päevakorraga olete saanud tutvuda, kas kellelgi on päevakorra osas küsimusi ja ettepanekuid. Indrek Lustan, palun. On soov esitada avaldus fraktsiooni nimel. Palun. Ja lugupeetavad volikogu liikmed, tegemist on tunnustamisavaldusega. Nimelt on valimisliidu Kiili Arenema Restart liikmed varem aastate vältel kõnelenud kvaliteetse joogivee tagamisest vallas. Oleme ka oma lehes avaldanud dokumentaalse tõendi, millest nähtub normide ületamine rauasisalduse osas ligi 4 korda ja mangaanisisalduse osas suisa 155 korda, üle 155 korda. Nüüd aga veebruarikuises Kiili lehes ilmus artikkel uue juhi nägemus Kiili veevärgist ja see on väga oluline artikkel, sellepärast et sellest sisaldub esmakordne ülestunnistus. Tsiteerin. Varasemalt on Kiili veetöötlusel esinenud probleeme ülenormatiivse mangaaniga. Samuti nagu vee kvaliteedi küsimuses oleme juhtinud tähelepanu probleemidele, mille ühiseks aluspõhjuseks on koolis süvenev ruumipuudus. Me oleme teinud ka rida ettepanekuid selle mure lahendamiseks. Tänases Maalehes ilmus artikkel, mis on pealkirjastatud, et karistatakse lasterikkaid valdu ja riik plaanib röövretke jõukatesse valdadesse. Selles artiklis ütleb Vaimur Liiva, tsiteerin, samal ajal selle inimese laps, kelle maksuraha kavatsetakse vähemaks võtta, käib ülerahvastatud koolis ja ka lasteaiakoht tuli suure hilinemisega. Nüüd valimisliidu Kiili Arenema Restart liikmed peavad esmaseks põhiväärtuseks ausust. Eeskätt ei tohi tõde varjata ametiisikud. Ja asju tulebki nimetada õigete nimedega. Kui ikka põhikooli klassides on üle 24 õpilase, siis ongi need klassid ja ka kogu kool tervikuna ülerahvastatud. Oma vigade avalik tunnistamine väärib tunnustamist. See on paranduste tegemise vältimatu eeldus. Nii tunnustabki valimisliidu Kiili Arenema Restart fraktsioon avalikult kohaliku vee-ettevõtja juhti ja vallavanemat ausate ülestunnistuste eest. Aitäh teile! Aitäh! Kas päevakorral on veel kellegi küsimusi ja ettepanekuid? Ei ole. Paneme päevakorra hääletusele.
Aitäh, päevakord on kinnitatud. Poolt 15 volikogu liiget, 1 volikogu liige jäi erapooletuks. Päevakorrapunkt number 1. Otsuse eelnõu esindaja ja asendajate tagasikutsumine ning uue esindaja ja asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule. Ettekandja volikogu esimees Marek Vainola. Otsuse eelnõu puudutab siis mõningasi muudatusi nii volikogu kui ka vallavalitsuse struktuurist ja seoses volikogu esimehe muudatuse ja vallavalitsuse mõne töötaja muudatusega kutsuda tagasi Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult Kiili valla esindaja Merje Einman ja tema asendaja Marek Vainola. Nimetada Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule Kiili valla uueks esindajaks Marek Vainola ja tema asendajaks Eret Annus. Samuti kutsuda tagasi Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekult Aimur Liiva asendaja Karin Silman ja nimetada Aimur Liiva uueks asendajaks Priit Põldmäe. Kas kellelgi on selle päevakorras küsimusi? Indrek Sinisaarel on küsimus, palun. Aitäh. Selline küsimus, et kas sellised otsused ei peaks käima jooksvalt, et mitte sellise aastad see möödas on siis, kui Karin Silman veel vallavalitsuses töötas. Sisuliselt oli Aimur Liiva siis ilma asendajat. Miks seda vahepealse muudatus siis tehtud ei ole? Aitäh. Täpsustab kantsleri täpsemalt, aga seal oli siis 2 liiget, eks oli volikogu esimees ja vallavanem, et kordagi nüüd, et oleks esindus nagu ilma olnud esindajat, seda ei olnud, aga kantsleri kommenteerida, see nüüd nii hilja. Et see tollel hetkel 2 silma vahel, et Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogus muudeti ära, aga üldkoosolekul jäi muutmata, et tegelikkuses saavad üks kord 4 aasta jooksul kokku, et ühtegi üldkoosolekut pole vahepeal toimunud. Rohkem küsimusi ei ole, siis panen number 1 hääletusele. Aitäh. Otsuse eelnõu poolt on 12 volikogu liiget, vastu on 2, erapooletud on 2. Päevakorrapunkt number 2 on otsuse eelnõu Kiili valla volikogu esindaja ja asendaja tagasikutsumine ning uue esindaja asendaja nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse. Ettekandja volikogu esimees Marek. Sama protseduur nagu päevakorrapunkti number 1 puhul. Kutsuda tagasi Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogust Kiili valla volikogu esindaja Merje Einman ja tema asendaja Marek Vainola. Nimetada Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse Kiili vallavolikogu uueks esindajaks Marek Vainola ja tema asendajaks Eret Annus. Kas
selle päevakorra osas on küsimusi? Tundub, et küsimusi ei ole. Paneme päevakorrapunkti number 2 hääletusele. Aitäh, poolt hääletas 12 volikogu liiget, vastu oli 2, erapooletuid 2. Ja tänane viimane päevakorrapunkt on informatsioon, mida tavaliselt jagab vallavanem Aimund Liiva, aga kuna tema on haige, soovin talle kiiret paranemist, asendab siis abivallavanem Priit Põld. Tere volikogu liikmed. Olen tõesti erakordselt siia sattunud. Olen tõbine ja kinnitan, et vallamajas läheb kenasti, kõik on töine. Veebruarikuust on meiega liitunud kommunikatsioonispetsialist, kes minu arust on väga sümpaatne, Kristi on ta nimi. Loodan, et järgmine volikogu saab ta tulla ennast siia tutvustama. Aga meeldiv, tore inimene ja kindlasti te olete ise jälginud ka meie sotsiaalmeediat, et seal on juba mõningad uued tema postitused ilmunud ja ma arvan, et kuvand läbi tema käe läbi läheb kindlasti paremaks. Ja veel üks muudatus on meil hetkel juhtunud vallamajas, et meie sügisel liitunud järelevalveametnik, kes oli ka väga tubli ja asjalik, temal on selline rõõmus hetk, et temal saanud isaks. Siis kasutab võimalust kuu aega olla siis kodus oma lapseemale siis toeks, aga me ootame teda päris varsti vist juba kuu lõpus, kui algus peaks teda tagasi. Mis veel? Lasteehitus läheb kenasti, kõik need tehases valminud võtsid on juba veetud objektile, need on paika pandud, et nüüd käib täna töö siis seal koha peal. Juurdepääsu lahendused ehk projektid ristmikutele on ka kohe valmimas. Selle järgselt lähevad nad riigi poolt nõutavale ekspertiisile, mis võtab ka umbes 1,5 kuud aega ja peale seda me saaksime siis juurdepääsu ehituse hanked välja kuulutada, neid tuleb 2. Et me oleme siis kogu selle protsessi menetluses Transpordiametiga jõudnud selleni, et tuleb siis uus ristmik sinna Opmani tee otsa ja tegelikult ka tänane see ajutine juurdepääs, mis tuleb Raevallast, et see ehitatakse ka siis ümber ikkagi päris juurdepääsuks, et see tagab selle parema ja sujuva sellise liiklemise. Selleni on nagu Transpordiamet ise jõudnud. Ja ma ei tea, kas Aimur on rääkinud, et sinna sama Kiili betooni taha siis lõpuks see Leedu firma, kes omab siis suurt logistikakeskust nii Leedus kui Lätis, tahab oma anda kinnitada ka Eestis ja on ostnud ära siis Kiili betooni tagusest alast päris suure osa ja me oleme sinna siis nüüd tänaseks algatanud planeeringu ja me oleme sõlminud ka selle ettevõttega siis lepingu, kus siis tema on võtnud 100% kohustuse siis kogu see Raevalla ja Kiili valla piilile jääva Kurnatee ristmiku rinktee välja ehitada, nii et ta on päris kiirelt on planeeringuga alustanud, ta ütles, et need samad ettevõtted, kes on tema kliendid täna Leedus ja Lätis, tahaksid ühtesse süsteemi tulla ja tal on omad kliendid ilmselt siin Eestis olemas, nii et loodame, et see läheb päris kiiresti. Siis mis siis veel? Aimur kindlasti rääkis, et tekkis selline kiire suurde võimalus ära osta Nabolade 2. Kinnitada, et KVS-iga on tänaseks leping sõlmitud notaris ja see hoone on siis meie äriühingu oma. Ja täpselt samal ajal siis tegelikult ka
ka Coop suutis lõpuks välja osta need 2 korterit, mis tal on ja soovib hakata siis ka oma ehitusprojekti realiseerima. Aga ütleme, selles uues valguses me peame nüüd üle vaatama, et kuidas siis need vajalikud parkimiskohad, juurdepääsud nüüd seoses vallahuvidega ikkagi korralikult kaetud saavad ja me oleme täna isegi korra arutanud, et võib-olla on see hetk, kus Kiili vald ikkagi oma keskusalale peaks kuulutab välja hoopis ikkagi arhitektuurikonkurssi, et lahendada ära nii-öelda kogu see keskusala, võib-olla nende hoonete fassaadid, mis jäävad selle keskusala ümber, lisaks parkimisküsimused, juurdepääsu küsimused ja võib-olla natuke suuremas alas ka selle ümbrus seda haljastust, et seda me oleme ka hetkel seal taolumas. Lumelükkamisega oleme enamuses hakkama saanud, suuri muresid ei ole, on see igapäevane mure ikka, millega ka Harju Omavalitsusliit tegeleb, et riik ikkagi lükkab need meie kõnnitee otsad oma sahaga kinni ja mingid koostöömõtteid on Harju Omavalitsusliit seal nagu välja töötamas, aga hetkel see olukord nagu paremaks pole läinud. Olen suhelnud Rail Balticaga, teadupärast on sellel aastal tekkinud nõustunud siis see, et riik hakkab küsima raadamistasu ja me oleme rääkinud ka Rail Balticaga sellest, et Kiili vallale oli väga suur koormus, et see pea 16 hektarit männimetsa sealt kangust maha võeti ja nad on töötamas välja 1. juuliks siis nii-öelda kompensatsioonimehhanisme, et kuidas siis nii-öelda seda raadamistasu saab kasutada. Meil on kokkulepe, et Kiili vald võiks olla see, kus siis esimene see raadamistasu kompensatsioon tuleb ja äkki me siis koos Rail Balticaga saame kuskile ka midagi tagasi istutada. See on selline esialgne jutt ja vähemalt praegult on suund selle poole võetud. Nii, mis veel? Lõpetas ring on läbi, meil läks see kenasti. Võib-olla siis pigem, kui mõni teema, mida kedagi huvitab, et võib-olla saate siis küsida. Kui on küsimusi, siis palun. Indrek Sinis on esimene küsimus. Aitäh. Lootsin küsida teda vallavanema käest, aga küsin siis Priit sinu käest, et koolihariduse kvaliteet Kiili vallas. Postimees avaldas oma iga-aastase edetabeli ja kurvusega tuleb tõdeda, et Kiili vald on jälle paarkümmend pügalat allapoole kukkunud. Ei teagi, kas need on nüüd need ülisuured klassid, sellest tulenevalt õpetajate koormus, et kuskil mingisugune nüüd see koer on maetud, et tahtsin küsida, et kas vallamajas on juba sel teemal olnud arutelusid, mingisuguseid mõtteid, plaane tekkinud, et kuidas seda allakäigu treppi nii-öelda tagasi keerata. Aitäh küsimuse eest. Kahjuks tunnistame, et minu valdkonnast läheb see väga suure kaarega mööda. Vallavalitsuse istungitel me seda teemat ei ole käsitlenud. Pigem võib-olla tuleb siin see haridusvõrgu teema selles mõttes läbi mõelda seoses selle uue hoone ostuga, et kuidas võib-olla selline füüsiline paiknemine korraldada, aga ma arvan, et see on väga spetsiifiline pigem selle valdkonna inimeste teema, aga ma annan selle küsimuse edasi ja ma palun sulle kindlasti vastata. Äkki repliiki korras sotsiaalkomisjoni juht kommenteerib või mõtteid? Kommenteerib mõtteid. Jah, olen kursis selle artikliga, avaldatud artikliga ja ma saan aru, et seal taga võib olla põhjusi mitmeid, selles mõttes, et see ei pruugi olla tingitud klassikomplektide suurusest, seal võib olla tingitud aastakäikude erinevusest, millest iganes, et siin on ilmselt palju kompleksseid asju seda mõjutamas koos.
Aga ma loodan, et võib-olla ka kool sellele selles mõttes reageerib ja et saame ka koolijuhilt võib-olla mingid kommentaari selles osas kuulda. Aitäh, Marek Väljari, esimene küsimus. Aitäh. Teatavasti see Kiili talutehnika endine poog müüdi ära, et kas on teada, aga mis selle asemele sinna tuleb? Mis tuleb, täpselt ei oska öelda, aga selle ostis ära kohalik ettevõtte Alovihandi. Ma olen temaga rääkinud, temal on plaan vist ilmselt pigem olla selline passiivne kinnisvaraomanik, et ta ehitab selle välja ja riigib välja. Aga on käinud ka vallas need ettevõtjad, kes siis soovivad seal hakata teenust pakkuma. Mõte on neil ikkagi teha selline ajaveetmiskoht, kus oleks võimalik siis päeval süüa saada, õhtul võib-olla ka spordiüritusi vaadata ja meeldivalt aega veeta ja ma tean, et nad ka millised võimalused tohivad sinna õue mingisuguseid mänguatraktsioone ja asju teha, et pakkuda ka laste sünnipäeva pidamisvõimalusi ja pigem niisugune multifunktsionaalne vaba aja keskus põhisuunaga pigem ikkagi niisugune, nagu nad ise ütlesid, Kiili kõrts. See on nagu nende soov, aga kui nad kuulsid, et selle nagu Alo ikkagi on selline arvab, et seda saab väga lihtsasti ümber ehitada, siis natukene tuleb ikkagi projekteerida ja sellel tuleb võtta ehitusluba, et teeb selle protsessi pikemaks, kui nad tahtsid juba kevadel lubada, aga ma arvan, et sellega läheb natuke rohkem aega. Mis ma veel, väga tore, et kiideti siin Kiisi kaevekaudjuhti, et tõepoolest vald tunneb, et on saanud väga hea partneri endale ja väga hea spetsialisti. Meil on päris mitmeid asju liikuma saanud. Me oleme põhimõtteliselt tema abiga koostanud omale Sademevee arengukava hanke eeltingimused. Need on täna uurimisel ja me tahaks siis märtsis siis Sademevee kava hanke välja kuulutada. Nagu mitmes osas, et esimene etapp oleks olemasoleva olukorra kirjeldus, selle raames me tahaks ka kõik need Sademevee kasutatavad rassid siis meie geoinfosüsteemi kandame, sest meil on selle geoinfosüsteemiga selline diil, et valla allasutused saavad ka seda kasutada. Me oleme temaga kokku leppinud, et ka KVH siis torud ja need kõik antakse sinna kissi, et meil oleks tulevikus võimalik see väga lihtsasti kõiki nende torude ja pumpade infot sealt jälgida. Ja Sademevee kava koostamine hakkab ka siis kissis toimuma, kus siis esialgu kaardistatakse olevad asjad ja siis selle peal hakatakse siis nii-öelda lahendusi seal leidma ja tegema. Aitäh. Kaire Roosileht, teie küsimus. Mul on küsimus, et kui nüüd on sulaveva ja väiksematel tänavatel on hästi sügavad troolid, et madalad sõiduautod võtavad põhja külge, et kas vallavalitsusel on plaanis neid roipaid natukene õhemaks nühkida? Pigem ma arvan, et soovitan otse Kadre poole sellega pöörduda. Kui on vaja, siis tuleb teha ja kui see ei ole nii oluline, siis me pigem vallaraha niisama ei kulutaks, aga kui on vaja, siis tuleb teha. Indrek Sinisaare, teine küsimus. Eelmisel volikogul sai Aimuri käest küsitud, mis sellest hariduslinnaku arhitektuurivõistluse korraldaja leidmisest sai. Siis ta vastas, et see teema on nii-öelda ootele pandud või seisma pandud. Et aga küsin nagu sellest aspektist, et küll on aga 15. jaanuaril allkirjastatud üks käsundusleping. Et vahetult enne volikogu siis ja see käsundusleping näeb ette siis sellise arhitektuurivõistluse lähteülesande ettevalmistamist. Ma nüüd ei saagi nüüd aru, et kas see siis teema pandi vahetult peale seda käsunduslepingut ootele, sest vallavalitsus 8. detsembril otsustas, et ta võitjat ei valita ja see jääbki seisma. Et millest see käsundusleping tekkis? Mis selle alus võiks olla, äkki oskad kommenteerida ja mis selle seisuga siis tegelikult on, kas ta siis seisab või ta siis ikkagi ei seisa ja kui ta ei seisa, siis mille alusel ta siis edasi liigub?
saan rääkida sellest infost, mida mina tean, tõepoolest oli soov hariduslinnaku tulevikuks teha, aga kui me siis nende konsultatsioonide ja eeltööde käigus siis hakkasime seda ruumimahtu ja seda kõike vaatama ja hindasime selle maksumust ja vaatasime siis ka otsa valla investeeringuvõimekustele, võttes arvesse siis võimalikke ohte Robin Hoodi näol, mida tänane minister plaanib teha ja võimalikku sellist madalseisu, siis me nägime, et sellise linnaku rajamine võib vallal käia ikkagi lähiajal üle jõu. Seetõttu kõigest sellest ma tean, on tehtud otsus, et meil ei ole mõtet tänases olukorras, kus meil puudub rahaline kate, minna seda mingit konkurssi tegema, kuna need võimalikud lahendused ja projektid võivad ajas jääda lihtsalt vanaks. Ja seetõttu ma tean, et see protsess põhimõtteliselt on lõpetatud. Nüüd, kui sa küsid konkreetselt lepingute kohta, siis selle kohta kui infot ei ole. Jällegi võin paluda, et sulle vastatakse kirjalikult. See küll, aitäh. Marek Väljale teine küsimus. Aitäh. See küsimine on natuke laiem, ei puuduta otseselt küll Kiili valda, aga äkki sa oskad vastata. Eile Riigikogu infotunnist jäi peaministri ühest vastusest kõrva, kus ta ütles, et suuremad omavalitsused on oma mõju näidanud ja on võimekam. Kas on mingisuguseid signaale, et see haldusreform uuesti avatakse? Ma ei ole seda kuulnud. Tähendab, ta ütles seal veel seda, et selle haldusreformiga tuleb nagu edasi minna, et sellest lähtuvalt. No, kui sa võtad, kes on peaministri niisugune ihulähedane nõuandja, siis see on endine tööandja, nii et ma arvan, et eks rahandusminister on näidanud ja rääkinud igasuguseid asju, et ma arvan, et tal tuli vallajuhtumine päris hästi välja, aga täna ta ei ole nii kogenud kõikides muudes teemades. Seda osad tema tööst ei kommenteeriks. Aga tundub, et rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole ettekandjale ja sellega on tänane volikogu istung lõppenud.